päevast on laupäev, eelmine nädal meil vlogi ei olnud, et ma lihtsalt tegelesingi tööasjadega ja puhkasin natukene, aga selles vlogis me lähme nüüd Sassiga Tallinnast ära. Sass kinkis mulle sünnipäevaks ühe siukse mini getaway, 2 ööd selles samas Raadivere põllupeeglis, kus me käisime eelmine sügis. Ehk siis lihtsalt mõtlesime, et oleks tore nagu kodusest keskkonnast korra jälle välja saada ja lihtsalt puhata. Tavaliselt ongi niimoodi, et puhkemajas või kuskil spaas või kus iganes sa ei ole oma keskkonnas, sa ei korista, sa ei tee süüa, et sul on nagu kõik on siuke vaba aeg, nii et ma loodan, et see annab siukse mõnusa võimaluse meile vähemalt see 1 päev seal vahepeal, 2 öö vahepeal fulli puhata. Ma isegi mõtlesin, ma prooviks siis see 1 päev olla nagu telefonist suht täiesti eemal. Kuna ma tahaks järgmine nädal panna jõulukaunistused juba üles, et oleks natuke siuke hubasem siin kodus, siis meil tuli täna hommikul mingi tuhin, et me ammu juba rääkisime, et nagu nii peab naalaasjad ära sorteerima, siis võiks üldse köögikapid üle vaadata, et meil on nagu nii palju kappe ja kuidagi ajas need on lihtsalt täitunud mingi kräpiga konkreetselt. Muidugi paljusid asju me kasutame, aga paljud asjad me oleme lihtsalt võib-olla viskad mingi tšeki sinna või ma ei tea, ongi kogud lihtsalt mingeid asju ja siis lõpuks avastad, et issa ma ei teadnud esiteks, et mul see asi on, ma ei kasuta seda asja ja mul on kõik sahtlid täis, mul pole vaba ruumi nagu päriselt vajalike asjade jaoks. Nii et me terve hommik siin suht mingi ärkasime kell 8, tegingi seda muna või võikut ja hakkasime pihta. Kõik alumise korruse kapid, välja arvatud garderoobikappe me veel ei ole vaadanud neid suuri, ma ei tea, kas täna jõuab seda teha, aga kõik köögikapid, teleka alt kõik kapid puhatsime ära, saime mingi 2 suurt prügikotti asju, siis me saime suure koti, mis läheb annetusse kuhugi uuskasutuskeskusesse näiteks ja siis saime mingi mega suured ja palju asju muidugi, mis lähevad koerte varjupaika. Siis järgmine nädal ma mõtlengi, et ma teen ilmselt mingi kiirkoristuse lihtsalt nädala sees, tõmban tolmu ja nii edasi, et ma ei hakka midagi mega hullu tegema ja siis toon juba jõuluasjad välja, et jah, lihtsalt, et oleks nagu võib-olla uus hingamine siin natukene ja korra siukene cozy jõuluvalgus, sest praegu on hästi siuke pime periood olnud. Ja selle nädala jooksul me veel saime naala kätte, nagu näete seal. Sellises anumas ta meile üle anti. Ma jätsin siia külge ka selle mingi lipiku, lihtsalt et ma ise mäletaks, et ta tuhastamine oli 23.10 ja ma jätsin muidugi ta kaelarihmaga alles, et seda ma ilmselt ei suudaks kunagi sellest loobuda, nii et mingid pisikesed asjad jätsin alles. Siis siin on praegu paar pesa, mis ma mõtlesin naabrile pakkuda, sest neil on ka koer, et äkki tahavad, sest need on nagu ülikorralikud Hunteri pesad, aga kui nad ei soovi, siis ma viin need ka varjupaika. Siis see Saara Home veekauss oli meil. Mingid siuksed turvavööd olid naalal autos, et mis käisid trakside külge ja mingid kakakotid. Aga siin on siis nagu näha mingi mega massive kott lihtsalt, igasugused pleede, jopesid. Ma isegi panin naalaravimid siia kaasa, et äkki varjupaigas nad nagu tahavad, sest need on ülikallid ravimid. Ja mingid söögid on meil siin põhjas, mingid mänguasjad, et lihtsalt terve see suur kott viime siis varjupaika. Siin on mingid prügikotid asjadega, mis olid aegund köögis ja nii edasi ja siis annetuskarbis mingid köögiasjad, isegi mingi fiskalisi panna, aga ma lihtsalt ei ole kasutanud. Paar raamatut, mingid kööginõud, mida me ei kasuta, et selle siis äkki saab kuhugi uuskasutusse viia või kirbukasse või kus iganes nad võtavad vastu siukest kaupa. Nüüd ma mõtlesin, et ma veel tõstan äkki raamaturiiulilt ka siis juba sügise asjad maha ja vaatan, mis mul seal raamaturiiuli kappides veel on. Et kuigi ma veel kohe talveasju asemel ei too, siis äkki sügise asjad juba kokku korjata sügistekko. Et siis on järgmine nädal kergem ja võib-olla veel riidekapp ka. Kuigi ma olen seda ka üsna tihedate intervallidega ikkagi sorteerinud, et loodetavasti nendes enam ei ole nii palju asju üle. Aga jah, siis on nagu veits siuke ruumi rohkem, nagu nii mingi hetk peab hakkama vaatama juba lapsele asju, et siis jah, aga mingid pisikesed asjad ma ikkagi jätsin naalasse. Ma leidsin veel ta mingid pisikesed roosad sokid, mis tal olid, kui tal olid sidemed jalgade ümber, siis ma alati panin sokid ka. Siuksed nunnud asjad ma ikkagi jätan temast ja muidugi pilte ja kõike seda. Aga ma arvan, et need pesad ja asjad, kuigi on nagu selles üleminekuperioodis on tore olnud neid siin näha, siis nad võtavad ikkagi suht palju ruumi ja ma arvan, et varjupaigas oleks mõnel teisel koeral nendest nagu palju rohkem kasu, kui see, et nad lihtsalt siin istuvad, nii et saab siis täna seda teha. Okei, ma
nii palju veel jõudsin teha, et ma oma toa raamaturiiuli sahtlit koristasin ära, aga ma raamaturiiuli pealt veel ei võtnud ikkagi neid sügistekot ära, sest ma tean, et meil on konkus mingisugune karp, kuhu need käivad ja siis seal on igasugused need pehmendused ja mingitel asjadel on oma spetsiifilised karbid, et siis mul pole mõtet neid praegu kuhugi nurka koguda. Et ilmselt esmaspäeval, kui me tuleme Metsamajast tagasi, siis saab mingi viimase posu asju sorteerida. Aga alati, kui me käime kuskil Metsamajas, eriti mulle meeldis eelmine aasta see Raadiveret, on siuke hästi privaatne, ta on nagu reaalselt kuskil põllu peal. Me saaks minna Põltsamaale sööma mingi päev, aga ma mõtlesin, et äkki üldse lihtsalt ma teen mingid asjad kaasa, et hommikusöökideks siukestes kohtades mulle meeldib alati üleööpuder. Ma nüüd, kuna ma olen kodune olnud, siis ma olen ikkagi teinud mingeid munaputru endale kodus, aga siukseks kiireks kaasavõtmiseks, mis on maitsev ja hea alati, ei pea soojendama, on see üleööpuder. Ma käisin peale varjupaigas käimist veel kiiresti poes ja ma ostsin 4 siukest pisikest ja hästi magusat banaani, nii et ma teengi 4 portsu üleööputru, sest me oleme 2 hommikut seal, ehk siis meile mõlemale ja ma panen valgupulbrit, kaerahelbeid ja mandlipiima ja banaani, kaneelsool ja that's it. Siis ma teen meile ka karbikestesse kaasa mu viimasel ajal lemmikut retsepti. See on Sinu Trenn retsepti nurgast ja see on kreemine kanaorso. Ja üldjuhul ma alati nagu hoidun kreemidest, köögikoortest, sest see kõlab kuidagi minu jaoks nii rammusana, aga selles retseptis on see lahjem 15% köögikoor ja me maitsesime seda eelmine nädal sassiga. See on lihtsalt imehea ja üldjuhul mulle ei meeldi tavaline kanafilee. Ma alati söön hakkliha, kui te olete märganud, et kanafileed ma sööngi nagu suht kas snitsli vormis või ma isegi ei tea, mis vormis mulle veel meeldiks. Üldjuhul mulle väga ei meeldi ise tehtud kanafilee, aga selle orso sees oli kanafilee ka nii hea. Ehk siis ma panen ekraanile selle orso retsepti samal ajal, kui ma seda teen, et siis te saate ka proovida, sest see on siukene kõvasti lahjem variant, ma arvan, kui tavaline orso. Nii et jah, veits siukest kokkamist siin järgnev tund aega ja siis vaikselt hakkame pakkima, et minna oma mõnusale getaway'le. Ja muidugi enne, kui suuremaks kokkamiseks läheb, siis mu sünnipäevapäeval Sass ostis mulle mingi alkohol-free veini ja ausalt öeldes see maitseb päris nagu vein ja üldse ei igatsegi seda sakki. Nii et oma sünnal ma juba jõin mingi 2 suurt klaasi, 1 päev jõin veel õhtult, kui ma tööd tegin ja nüüd, kuna ma hakkan siin tegema seda kreemist pastat, siis mis kodupärane enam oleks, kui ma ei teeks ka väikese lõmaka veini, on ju. Nali obviously, sest et ma ilmselt ei jookse veel päeva veini alkoholiga, aga see on siukene mõnus väike treat. Ja siis on rohkem fancy tunne, kui ma pean sinu orsot keetma. Cheers! Something's tugging at my sleeve. I do believe it's Christmas. It's cold outside, but I'm warm within, 'cause Christmas time is here. Playing in the snow, a merry game they play, chasing each other to and fro, laughing all the way. Oh, what a jolly time to have the whole family here. Orso sai nüüd valmis ja pakin siin kohvrit. Ma ei teadnudki, mida võtta kaasa. Panin siin mingid asjad. Pidžaamad ja aluspesu. Siis ma võtan raamatu kaasa, mis ma praegu loen. Trikoo pean võtma kaasa. Väga hea. Oleks praegu unustanud. Mul on see Jagas tellitud trikoo. Ma loodan, et see läheb mulle. Peaks olema piisavalt suur. Ja siis hambapesu asjad. Võtsin igaks juhuks meegikoti, kui peaks tekkima mingi motivatsioon midagi teha. Kehakreem. Mingi tehted igaks juhuks ja lihtsalt 1 outfit veel sellele lisaks mingi kodune. Et siis on ka pidžaamad ja paar kodust outfiti ja ma loodan, et on fine. Ma igaks juhuks võtan läpaka ka ja siis saame juba minna poodi snäkke ostma.
kohale, ma siin juba soojendan meie õhtusööki. Meil läksid kõud nii tühjaks otsast, siin kahjuks mikrokat ei ole, nendes väikestes majades tavaliselt ei ole, peab valima, aga piidiplaat on. Ja tegimegi selle orso soojaks. Siis värsket mingi porgandikapsa salatit ostsime Selverist ja üks saiga, mis tuli siis armuuduga kaasa. Ja siin olid nii nunnud need küünlad, mingi joogikese võtaks ja kuulame jõululaule sealt. Kaldriku reegel peaks tegelikult olema. Tere hommikust! Kell on 9:15 alles, aga meil on juba hommikusööks söödud, hommikukohvi joodud. Nii mõnus oli siin välja puhata ja täna on juba hoopis teine vaade siit. Kui me eile jõudsime, oli kottpime muidugi. Jõudsime mingi alles umbes kell 6 õhtul, aga pakkisimegi asjad lahti, nagu nägite, sõime õhtusöögi ja siis käisime ka siin nüüd mullivannis või tünnisaun või mis iganes see on, aga nad on oma Lazy Spa eelmisest aastast uuendanud nüüd päris mullivanni vastu terrassil, mis oli ülilahe ja mõnus, ma pärast näitan teile. Ja siis me vaatasime esimest jõulufilmi see aasta, me vaatasime sükest filmi nagu Polar Express, mis on Tom Hanksiga animatsioonfilm. Nägi välja nagu mingi arvutimäng, aga me polnud kumbki sassiga seda terviklikult näinud ja see oli nii armas. Meile mõlemale väga meeldis, vaatasime täiesti lõpuni ja siis jäimegi magama. Ja tänast plaani meil ei olegi. Meil on lihtsalt plaan puhata ja mõnuleda siin. Kõht on praegu täis. Oleme siin voodisteki all, hea on olla. Kuulame mingit akustilist jõulujassi. Ma hakkan kohe oma Kindlit lugema. Sass teeb arvutis mingeid asju. Ja lihtsalt naudime. Selles mõttes väga plaani pole, et eks vaatab, mis päev toob. Ilmselt ikkagi mingi hetk jälle sinna tünni. Siin on ka nüüd saun. Seda ei tohi unustada. Hoovi sees. Siia on ehitatud ka saun. Ja see oligi naljakas, sest et ma mõtlesin, me käisime eelmine aasta mingi 17. november, mingi süksel ajal. Ja Sassil tuli täna hommikul see telefoni memories täpselt samal ajal. 2. novembril eelmine aasta me olime ka siin. Et see ei olnud niimoodi planeeritud, et me tuleks täpselt samal ajal, aga naljakas. Ja siis mõtlesimegi, et eelmine aasta Naala oli ka meiega siin, ta jooksis siin niimoodi nagu akna ees. Ja täna hommikul me nägime ühte rebast siin jooksmas kohe, kui me tegime kardinad lahti. Siis me mõtleme kogu aeg, et iga asi on mingi märk. Eile, kui ma tegin noorsot, siis see oli see sama päev, kui ma Naala asjad kõik ära panin, siis mingi, ma ei tea, 5 päeva oli olnud täiesti hall ja siis järsku, kui ma hakkasin noorsot tegema, siis tuli päike välja. Siis ma mõtlesin ka mingi, äkki Fett saadab mulle mingi märgi, et me mõtlesime tema peale rohkem tollel päeval, ma ei tea, igal juhul me mõtleme siukseid asju siin. Aga jah, hakkan lugema. Loen ikka palju rahulikumas tempos praegu kui enne. Ja praegu mul on käsil siukene raamat, mille nimi on Love of my Afterlife. Ma olen sellega peaaegu 40% peal. Raamatus on jäänud 3 tundi 22 minutit. Kuna ma loen aeglasemalt praegu, siis ma ei tea, kas mul õnnestub see täna läbi saada. Aga ma loodan, et õnnestub, eks näis. Nii et jah, naudime siin oma põllu getaway'd ja mingid linnud lendavad ja siin on mingid heinapallid. Hästi maagiline ja mõnus. Oh, I ain't gonna live like this no more. Most my life's been waging war till I found peace. I could have swore what she did shook me to the core, and I ain't gonna live like that no more. Siukest sauna siin eelmine aasta ei olnud. Kohe otse maja ees on siukene armas klaasputka, kus Sass juba läheb. Ja tundub, et seal ongi need tule starter, mis iganes kuubikud ja ahju peab siis kütma. Seal taga on see puuriit, mis on nii cozy ja mõnus, et siis ongi nunnu, et on siukene live tuli seal ahjus ja saun läheb sooja. Me mõtlesimegi, et me käime valges äkki ära. Tundub siukene mõnusam, et siis näed ka midagi enda ümber. Kuigi kell on suht vähe alles, aga natuke juba sooja ilmselt, eks ta natuke läheb aega ka enne, kui ta täiesti kütab. Ja siin ongi see põllupeegel maja, siis seal taga ongi siis ilus põld. Eelmine aasta seda teed siin ei olnud. Ja sissepääs on siin. Siuke klassik pisikese minimaja
ülesehitus. Siin on siis nagid ja peegel. Mina valmis tünni minema oma mütsiga, sest õues on ikkagi külm ja mulle nii meeldib just, kui ongi õues hästi krõbe, saadki mütsi panna, hoiad pead ka soojas, aga samas värske õhk, sellepärast ma ei ole nii väga sauna inimene. Et saunas sul on see kuum õhk ka, ma nii väga ei naudi selle kuuma õhu sisse hingamist. Ma natukeseks ikkagi lähen, aga tünn või mullivann on nagu täielik my jam, see on mu top 1 lemmikasi sükestes kategoorias ja ma olen valmis trikoo selga panema ja minema. Sissepesu kõrval on kohe pisike kööginurk. Siin ongi siis kapselkohvimasin, neil oli presskan ja jahvatatud kohv, pliidiplaatan, et oma toitu soojendada või teha. Erinevad maitseained olid olemas ja neil on ka alati kapis olnud minust munad ja piim ja minu arust iga kord on ka šampus, see oli lausa bookingus kirjas, et vein või šampanja on hinna sees. See on siis Sassi Bloomi vein, mida ta joob. Mul on endal 0% šampus kaasas. Paremat kätte on siis WC ja duširuum, pisike telekas ja väike söögilaud. Me oleme siin nüüd seda joik piparkoogi küünalt päris korralikult põletanud ja see aroom siin toas on nii mõnus, siin on nii mõnus krõbe soe. Vaade on tõesti tülliline. Ma olen nagu niisugune maahingega inimene, et mulle nagu nii meeldivad põllud, metsad. Õues saab tegelikult grillida, see pisike muna on seal, vaadake kui armas, näiteks mingid grillvorste või midagi kaasa võtta, oleks ka easy õhtusöögi idee. Suur kõlar on seal nurgas ja ongi siis voodinurk, väga basic, aga mulle tundub, et teiste klaasmajadega võrreldes see pikkus siin on ikkagi suurem. Et siin on kuidagi nagu hästi palju avarat ja mõnusat ruumi. Ja seal taga me näemegi siis on nüüd see nagu sisse ehitatud terrassi mullivann, ehk siis ta on nagu all, et ta ei ole enam terrassi peal kõrge. Ja seal istuda ja vaadata seda põlluvaadet on lihtsalt mega next level. Ja vaatame vannitoa ka kiiresti üle, lihtsalt WC nurk ja dušinurk. Ja siit saabki minna siis tünni, tulla mugavalt pessu, kuivatada ennast ära ja minna tuppa. Well, I ain't gonna live like this no more. Trouble comes when the barmaid pours another for a man who should have found the door. Oh, when I get going, you can hear me roar. And you know I can't live like this no more. Mega mingi külm tuul on täna õues, et päris mõnus oli seal tünnis soojas istuda. Saun läks kuskil poole tunniga 30 kraadi soojaks. Sass nüüd paneb puid sinna juurde, et siis loodetavasti siin kuskil tunni aja jooksul saame saunas ka ära käia. Ja siis on mõneks ajaks jälle puhkepaus. Õhtul ilmselt tahaks veel minna vähemalt tunni küll, sest see on kogu aeg soojas elektriline. Aga sauna peame vaatama, kui kaua see soojas püsib, ilmselt mitu korda kütta ei viitsi ja võib-olla pimedas ei ole see saun nagu nii äge ka, sest et siis ei näe välja. No nii, ma arvan, on valmis. No, mis teha, ma ei tea. Oh, I ain't gonna live like this no more. Hurting as bad as it used before. Living in a lie I can't do. Oh, I had to cut ties, settle the score. I ain't gonna live like this no more. Saunas käidud, pesus käidud, ma pidin juuksed ka ära pesama, siis on nagu eriti hea ja värske tunne nüüd. Ja me mõtlesimegi, et me teeme kohe mingisuguse lõunakohvi veel, pärast lõunane magusamps ja siis ma hakkan lugema. Aga kuna ma loen ka oma uute nende optiliste prillidega ja nende kohta on mult nii palju küsitud, ma sain need mingi üle kuu aja tagasi ja sellest alates peale juba esimene kord, kui need kuskil postituses või stories läbi käisid, ma sain nii mitu kirja. Ehk siis ma räägin teile natuke oma uutest prillidest. Need on siis Speckleri brändi prillid ja te ilmselt olete kuulnud brändist Darmati. Mul on nende optilised prillid ühed kodus ja mul on neilt, ma arvan, mingi 3 või 4 paari päikseprille, millega ma olen ülirahul ja nüüd neil oli siis rebranding ja uus nimi ongi Speckler ja koduleht on speckler.ee. Seal on ikka nende hea ja ilus prillivalik olemas ja nende prillidega ongi tegelikult siuke lugu, et need siuksed nagu kilpkonnamuster võiks isegi selle kohta öelda, et ta ei ole päris leopard, aga siukene pruunikas sügav loomamustriga nägemisprill oli mul wishlistis juba tegelikult eelmine aasta äkki ja ma märkasin neid hästi palju mingites väga kallite high-end brändide valikus. Ma isegi kaalusin korra, et tellida endale 400-eurised optilised prillid, et ma reaalselt saaksin nagu lugeda ja töötada ka ikkagi nendega, et kuna mul on vaja optilisi prille, siis minu jaoks tavaliselt sinise valguse prillid ikkagi
on praegu juba mõttetud. Aga tollal ma lihtsalt ei raatsinud, et see tundus nagu nii haigelt suur väljaminek. Aga need õiged optilised ma leidsin siis lõpuks nüüd kuskil äkki 2 kuud tagasi Spekleri lehelt ja ma olin nii happy. Kui ma nägin nende valikus, siis ma olingi, ma ei pea neid proovima, ma tean, ma tahan neid, ma tean, nad sobivad mulle, ma olen neid nii kaua oodanud ja tahtnud. Ja neil on tegelikult kodulehel ka siukene prilli proovimise variant, et tegelikult nii-öelda online'is sa saad selle pildi kätte, kas see raam üldse võiks sulle sobida või mitte, eriti kui sa ilusti asetad oma läpaka, et nägu on nagu otsevaates. Aga ma olin kindel, et need mulle sobivad ja nüüd mul ongi need üle 6 aja olnud ja ma lihtsalt tahtsingi uusi, sest et mul olid neilt siis, kui nad olid veel Tarmati optilised prillid, äkki mingi paar aastat tagasi juba sain need 3-4 aastat tagasi, need natuke suuremad kandilised. Ma kannan neid iga päev, ma teen ainult nendega tööd, nendega loen raamatuid, nendega elan ja lihtsalt, kui sul on kogu aeg ühesugused optilised prillid, siis lihtsalt lõpuks mul hakkaski igav ja ma tahtsin midagi natukene nagu rohkem siukest efektset boom. Nii et ma olen mega rahul nendega. Esiteks kõik nende prillid tulevad siukses ilusas valges karbis. Siin on ka siuke magnetkinnitus ja kui see valge karp avada, siis siin sees on siis see ekstra must tugev prillikarp ja selle musta prillikarbil on ka magnetkinnitus ehk siis ülihea kaasas kanda. Muidugi prillipuhastuslapp Spekleri logoga ja olidki prillid ilusti siin sees. Ja need konkreetsed optilised prillid maksavad nende kodulehel 115 € koos juba klaasidega. Ja kõik optilised klaasid siis ilmselgelt valmistatakse ja lihvitakse täpselt sinu retsepti järgi, mis sa sinna sisse sisestad. Võid kindel olla, et kui sa prillid kohale jõuavad, siis need sobivad sulle. Siis mul on neilt ka 2 uued päikseprillid. Päikseprillid samamoodi 2 karbis ja esimesed päikseprillid ongi siuksed pruunid. Need on päris sarnase stiiliga mu optilistele prillidele. Natukene siuksed väiksemad ja peenemad, aga kui šefid lihtsalt. Ja miks ma olen siiani peale mingi aastaid juba nende prillidega rahul, mis mul varem on olnud, sest ma tean, et need kaitsevad esiteks päriselt mu silmi ka päikse käest ja kõik päikseprillid, mis mul on siis varasemalt Tarmatilt olnud aastaid siiani. Ma ei tunne, et need kinnituskohad siit oleks prillisangadega läinud kuidagi lõdvemaks või et nad oleks kuidagi ajaga kulunud. Nad on ikka hästi siuksed ajatud klassikud. Isegi kui ma olen mingi trendi põhjal ostnud võib-olla mingeid hästi soodsaid päikseprille kuskil, siis reaalselt ma ei kanna neid lõpuks. Ma kannan ikkagi alati lõpuks nende brändi omi, sest lihtsalt nad on siuksed ajatud minu arust, aga jah, need pruunid on väga siuksed nunnud ja last but not least siuksed ovaalsed mustad. Mul eelnevad prillid nende juurest on olnud siuksed suured kandilised pigem pruunid, siis on ühed natukene väiksemad kandilised mustad ja ühed täiesti peeniksed kandilised mustad. Et seekord, nagu te näete, siis rõhk oligi ovaalsetel lihtsalt, sest need eelmised on nagu ülihäs korras, ma kannan neid siiani, ehk siis ma tahtsin lihtsalt uusi stiile, aga oval style jäi siis seekord nagu kui ägedad. Ma olen nii obsessed nendest ka lihtsalt. Nad näevad lihtsalt nii kallid välja. Nad on hästi siuksed kvaliteetsed ja tugevad peas. Nad ei ole mingid ludid ja hästi siuke chef-tunne on neid kanda. Ja need mustad on siis natukene paksema raamiga. Külgedelt ka natukene paksemad, et siuke tsipa teine look. Nagu ma ütlesin juba, ülimugav koduleht, kus saab nii-öelda justkui proovida prille. Siis neil on tasuta saatmine ja tagastus, mis on ülihea ja mugav. Ja nad on mulle ka teinud sooduskoodi, et juba kui võrrelda brändide ja paljude prillipoodide hindadega, neil on juba soodsamad optilised prillid, et siis kõikidele toodetele kehtib veel sooduskood Karin 15 ka, nii et saate seda kassas kasutada ja siis ekstra -15% soodukat. Aga käsi südamel ma olen nagu mega rahul, ma julgen megalt soovitada, minu arust need näevad ilusad välja, nad on kvaliteetsed ja tugevad, minu stamp of approval on kindlasti olemas. Aga nüüd aitab lobisemisest, kohv ja raamat ootavad mind ja paneme oma šefid, lugemisprillid ja / töötamisprillid kohe siis tööle. Update, Sass teeb lõpuks tööd, terve nädalavahetus, terve sünnipäeva nädalavahetus olen mina pidanud rabelema köögis. Sass poleerib nõusid. Aga süüa meeldib väga. Ma lootsin, et ma saan oma raamatu läbi, aga see oli natuke naiivne loota, sest nagu näha, 68% on ja ma alustasin vist 38 pealt. 30% lugeda mulle praegu on isegi päris hea, see on 127 lehekülge. Nii et arvestades, et ma eelmine kuu terve kuu peale lugesin ainult ühe raamatu, siis see on päris hea ühe päeva kohta. Nii et pole palju jäänud, läheb üsna kiiresti siukene raamat. Ja siis peale seda mu motivatsioon ongi, et ma võtaks mingi jõuluraamatu. Tahaks jõulukat praegu. Ja nüüd me Sassiga, kuigi me siin vahepeal näksisime apelsini ka, siis meil on 1 portse toorsot veel kaasas õhtusöögiks. Ossime poest eile värsket mingit salatit veel ja sööme selle siis õhtusöögiks ära. Ja siis peab mingi jõulufilmi jälle leidma. Meil on praegu jõulumeeleolu, nii et hakkame jõulufilmi vaatama. Aga veits vara on veel, et mingit Home Alone'i vaadata, sest see on detsembri
ma arvan detsembris hea, erilisem, aga samas ei taha mingit crappi ka. Netflixis nagu scrollid ringi, otsid Christmas Netflixist. Üllatavalt vähe valikut. Ma arvaks, et seal võiks mingi 100 filmi olla vähemalt. Seal on mingid veidrad Hallmark filmid, aga tahaks nagu head. Paar tükki vist jäid silma seal. Et igal juhul peab midagi leidma. See Polar Express oli täpselt siuke hea eile, sest see oli nagu hästi tehtud. Ei olnud siukene aja raiskamine või mingi cringe, aga samas ei olnud ka mingi mega epic classic film, mida sa tahad jätta jõuludeks. Holiday't võime vaadata täna äkki. See Love Hard on ka üks mu lemmikuid Netflixis. Sa pead ikkagi see aasta seda minuga vaatama veel. Aga see ei pea olema täna. Kuu aega veel on aega unustada. Siis vaatame äkki Holiday't täna. Proovime. Vaatame, kuidas vibe on. Santa home. And your nephew just pooped in the manger. Oh, it was a tiny poop. It's beginning to look a lot like Christmas. Must have viimasel hommikul eriti, kui me oleme siin head ja paremat söönud. Feel good inside Elsa ligiudaine segu. Eriti rasedusega on päästnud mind. Mul on siuke tunne, et seedimine läheb nagu palju raskemaks TMI, aga mulle tundub, et see regulaarne kiudainete tarbimine on näidanud. Ja neil on seal kodulehel veel 3 pakka. Minu arust oleks ülihea kingitus kellelegi, kes on rohkem siuke tervise inimene ja hoolib oma kiudainetest ja seedimisest ja mikrobiomist kõhus, kõhutervisest. Et siuke tervisetooted võib ka smuuti sisse panna, kui ei taha siukest murusegu juua, aga siin on meie tänane katsejänes. Esimene taste test maailmas, keda on tegelikult mingi 500 korda seda joonud. Aga Sassil isegi maitseb ja Sassile meeldivad hästi siuksed neutraalsed asjad. Mul on täpselt siuke, et ta on nagu fine, et ta on lihtsalt nagu pulber. Maitse 10-10-st niuke, mis 10, väga hea. Ja see ei ole üldse sellepärast, et mul on sooduskood nendega. See on lihtsalt täiesti soss. Juhuslik kokkusattumus. Saaksid nii, et auto ei teeks nii palju häält. Meil on asjad pakitud, me käisime veel hommikul seal tünnis, mega mõnus oli ja ma ei tea, kas ma juba ütlesin, aga ma näitasin, et me nägime uuesti seda rebast, mis on nii naljakas, sest eelmine aasta, kui me olime siin samal ajal, siis Naala jooksis hommikuti seal põllu peal ja siis nüüd me oleme 2 hommikut siin ja mõlemal hommikul mingi rebane on seal põllu peal. Võib-olla me oleme hullud, aga me võtame seda kui märgina, et Naala hing oli meiega seal kaasas ja see oli nii armas. Ja nüüd me siis lähmegi Tallinna tagasi. Esmaspäeval me bookisimegi seekord laupäev kuni esmaspäev, sest et reede oli juba bookitud. Siis mõtlesimegi, et tahtsime just nagu seda nädalavahetust, muidu on juba sünnipäevast liiga kaugel. Ehk siis Sass võttis esmaspäevaga vabaks töölt. Nii et meil on nüüd üks full vaba päev, nii et me lähmegi nüüd Tallinna tagasi. Siis me tahaks minna niisama shoppama, võib-olla natuke Ülemistesse vaatama. Korra tahaks H&M-i vaadata ja Saarasse. Tahaks natuke nagu chunkimat, sükse suurema põimikuga, mis iganes see suurem nagu muster ja paksemaid jõulukampsuneid, sest kuigi mul see H&M-i oma on ja see on rasedate oma, et ta on nagu mõnus ja pehme, aga ma tahaks sükest ja chunkimat, et äkki juba on poodides vaadata seda, õhtusööki teha ja siis ongi sükene mõnus, rahulik harjumine uude töönädalasse, sest homsest siis hakkame jälle mõlemad töölainega pihta. Ilm on siuke gloomy, sügisene nagu ikka, aga ongi hubane. Mulle nagu meeldib peale pikka suve või noh, mis pikka, suvi oli mingi 2 nädalat. Aga siiski ma olen rohkem siuke sügise inimene vist, sest et kuidagi kui päike on väljas, mul on alati mingi pinge midagi teha või siuke FOMO tekib võib-olla, kui sul pole ägedaid plaane. Aga sügisel on siuke kogu aeg on nagu relax ja närvisüsteem puhkab veits. Ma ei tea, kas see on ainult mina. Kui teil on ka niimoodi, jätke kommentaar. Kas sul on nii asju? On? Sassil on ka? Ja, mulle ka meeldib. Nii et jah, meie igal juhul naudime oma päeva. Ma
olen lihtsalt nii overstimulated. Me käisime linnas, me isegi käinud nagu väga paljudes kohtades, aga poed lihtsalt, isegi esmaspäevasel päeval oli nii palju inimesi ja väsitav oli ja ma ostsin ühe kõrgekaalusega kampsuni lihtsalt H&M-ist, niukseid nagu väga chunkisid kodumeid ma ei näinud, mis mulle meeldiks. Ja siis Rahvaraamatust ühe jõuluraamatu, mis ma tahaks siis alustada ilmselt selle nädala lõpupoole. Aga siis me tulimegi koju ära, sest et lihtsalt õues läks juba pimedaks, me olime nii väsinud järsku. Täiega eriti nüüd rasedusega ongi 20. nädal ja ma tunnen nagu, et ma suudan elada ja olla energiline täpselt nii kaua, kui on valge. Ja kui läheb hämaraks juba, ma lihtsalt ei suuda. Ehk siis ma praegu funktsioneerin mingi 50% oma endisest efektiivsusest. Ja üliraske on nagu jõuda kõike. Need äppi asjad lihtsalt kasvavad täiesti üle ja lisaks koostööd asju on see hooaeg nii palju ja samas ma ei taha nagu ka jätta neid asju tegemata, sest et ma ei käi tööl ka, nii et see ongi nagu nii väsitav, et ma üritan lihtsalt pushida läbi sellest perioodist. Aga äppi ilmselt juba uue aasta alguseks ma otsin mingi inimese, kes saaks aidata, siis ma lihtsalt ei näe, kuidas, et kui mul laps nagu ära sünnib, et ma suudaks sellega tegeleda, nagu lihtsalt see ei ole võimalik. Nii et jah, lihtsalt väsitav õhtupoolik, aga mul on siin sükene huvitav retsept. Võib-olla olete näinud ka seda Santa Maria mingit raw beer can chicken maitsaine segu. Ja ma teengi täpselt seda sama, mis siin te näete. Siukene püstine kana. Ma ostsingi Selverist mingisuguse eestimaine broiler. Tupsutan selle köögipaberiga kuivaks. Määrin üleni sisse selle maitsainega ja siis üks õllepurk. Ja see kana läheb nagu sinna õllepurgi otsa. Ja siis see õlu vist seal ahjus nagu voolab ja keeb üle igatepidi ja siis ta kastab ja teeb nagu mahlaseks seda kana ja peaks olema ülihea. Kaari ja Tuuli on siin seda teinud hästi palju ja soovitanud, et mul tekkis ka siuke isu ja tundub piisavalt lihtne. Ja siis lõikan mingeid juurikaid ja kartuleid ka. Ahju, röstin neid lihtsalt täna. Nii et üks siuke roast dinner siia. Esmaspäeva õhtusse, aga meil on täiega pühapäeva vibe. It actually was on a Christmas day you came my way that once upon a long ago the Bethlehem star must have shown the way that led you to me. Now from our love and a little help from above, we've raised our little clan like it's part of the master plan. Kas see on minu tulevik? Siit kana seest praegu tuleb välja väike soss. See näeb nii nilbe välja, see kana lihtsalt laguneb koost, mis ma arvan on hea märk, sest et ta peabki olema valmis ja ta oli mul kaua ahjus. Aga see purgi mäss siin on küll veits, ma ei tea, ta kukkus mitu korda ümber ahjus ja veits siuke peavalu. Aga loodame, et on mahlane ja maitsekas igal juhul. Ma panin selle kana nagu kõige madalamale restile ja kui nad on püsti selle õllepurgi otsas, siis ma mõtlesin, ma panen need kartulid ja kõik siukse lameda plaadi peale siis kõige üles. Ma tegelikult mõtlesin, äkki isegi sinna alla mahub, aga all polnud enam ühtegi seda resti hoidmiskohta. Ma oleks pidanud ta lihtsalt ahju põhja panema, see tundus veits riski. Ehk siis ma mõtlesin, okei, ma panen siis kana peale ja siis sellele, kui ma üritasin seda sinna peale panna, see kana kukkus ümber, õlled lendas igale poole. Siis see plaat ei mahtunud sinna koos kanaga. Nii et nüüd ma tegin, ma ei tea, 1,5+ tundi seda kana ja nüüd veel alles panin kartulid ahju, ehk siis me sööme mingi kell 8 seda õhtusööki, ma arvan. Soovitan varem hakata tegema, kui te tahate seda ka teha järgi. Aga mulle tundub, et on siuke mahlane mõnus. Selles mingis klassikalises broileris, mis on see Rakvere oma juba marinaadis. Mulle tundub, et seal on hästi palju siukest õli. Ilmselt ongi marinaadis on ju põhjas kuidagi eriti siuke rasvane ja õline. Ja hästi palju seda kana läheb ka raisku, siis siin mulle tundub kuidagi ta nagu, et jah, see õlle on seal mahlasuse mõttes, aga pigem siukene nagu kuiv, aga heas mõttes kuiv. Et liha tundub ikkagi mahlane, aga mitte nagu ülirasvane ja õline. Muidu ma alati andsin nagu mingid need tükid enne äraviskamist naalale ka. Aga jah, seda enam teha ei saa kahjuks. Nüüd on küll päev nagu täiesti õhtusse jõudnud, aga ma tahtsin teile näidata kiiresti oma hauli. See topp oligi 16 € ainult H&M-is. Ja ta on siuke õhuke kampsun, valge, aga mõtlesin kõrgekaalusega, kui on veel mingi pruunjak peal, siis see valge tundub siukene nagu nunnukas võib-olla. Eriti nende pruuniraamiga prillidega ja lihtsalt mingi paksemate kampsunite alla, kas või siuke õhem
kampsun. Ja siis teine asi oli siukene raamat rahvaraamatust. Mul on see Pumpkini oma ka sügiseks, seesama Laurie Gilmore'i sari. Ja vaadake, kui ilus jõululine see on lihtsalt täiega nunnu. See ongi A Small Town Spicy Festive Romance. Ja mul on hästi siuke festive meeleolu nagu nii natuke peal. Ehk siis tundus siuke easy, sest ma kunagi lugesin seda Pumpkin Spice Cafe'd ja see on siuke hästi kerge ja kiire. Ma ei tea, kui väga see mulle meeldib, aga ma arvan, vähemalt ta läheb kiiresti. Ja see on special edition, ehk siis kui võtta see paberikate siit ära. Ta on siukeste läikivate kuusepuudega ja siin kohe kaane vahel on ka illustratsioonid. Tundus nagu hea raamat võib-olla, mida järgmisena proovida. Nüüd last but not least selle õhtu lõpetuseks, minu nädalavahetuse lõpetuseks, kuigi tegelikult on juba esmaspäev. Ma tahan panna Fake Tanni. Ma päris kaua ei pannud ja see tundub nagu tüütu kohustus, aga kui ma eelmine nädal panin ikkagi Fake Tanni peale, ma ei mäleta isegi, mis ürituseks või miks. Äkki lihtsalt enne oma sünnipäeva üks päev. Ma tundsin ennast nii hästi järgmine päev. Ma tundsin ennast nagu mingi uus inimene ja mul on seda vaja praegu. Igasugune abivahend tundmaks ennast hästi on praegu väga teretulnud. Nii et ma lükkan enda juuksed krunni Fake Tanni peale ja siis ongi aeg voodis lihtsalt lugeda oma raamatut. Ja homme hommikul jälle trenni minna ja töölainele. Pidu läbi, puhkus läbi, aga järgmises videos loodetavasti saame siis juba oma jõuluasjadele keskenduda rohkem. Äkki isegi jõuab lausa kõik kaunistused välja panna. See oleks mu goal, aga ma ei tea, kas ma jõuan.